Nii käib, nii. Tervist, head vaatajad! Täna oleme oma kaameratega tulnud siia, et tutvustada teile ühte huvitavat seltskonda. Mehed, kes on valinud koroonaviiruse vastu võitlemiseks ühe kaitsemeetme ja siis seda ka ühekordselt rakendanud. Lähme saamegi siis lähemalt tuttavaks. Kõigepealt on siis meie ees mees, kes pesi ükskord käsi ja uurimegi, et kuidas siis selline tehnika seni töötab. Tere, võib öelda väga hästi töötab, et nii kui see kevadel pihta hakkas, ma pesin kohe käed korra puhtaks ära ja pärast seda on olnud ikka väga rahulik. Ega jah, ma ei tea, kas hais veletab või ega ma ei mäletagi, millal ma viimati kellelegi lähemal kui 2 meetrit olin. No, lisaks nende kätega ei taha ju teisi inimesi veel vähem ennast ka puutuda, et meede töötab. Selge, võin siit omalt poolt isegi lisada, et tõesti ega kätt suruma see ei kutsu. Aga liigume järgmise mehe juurde. Siin on siis mees, kes pani maski ette ja võib öelda, nii jäigi, jah? Pani korra maski ette, jah. Rahu majas. Mugav. Tuttavad ei tunne ära, ei tüüta. Kuna süüa raske, siis kaal on päris kenasti alla hakanud tulema. Selles mõttes tervislik ka. Ja see on nagu lisatasku. Igasugust asja saab oma silma all hoida. Mul on siin pastakat, mul on siin koduvõtit, autovõtit, rahavärki, kõike on, you name it. Aitäh, tõesti väga hea mõte ja anonüümsus on tagatud, et inimene palub oma isiku varjamiseks nimetada ennast ka sammal habemeks. Aga liigume edasi, siin on 3. mees ja teie valisite siis Hoia rakenduse ja laadisite selle korra alla, jah? Jaa, tõsi ta on, et aitäh, et meelde tuletasite. Et kohe, kui see äpp loodi, siis ma laadisin selle alla ja nüüd on rahulik, et see teeb kogu selle jälgimistöö ära. Ise ei pea selle pärast muretsema, kogu aeg on selline tarkmees taskus või ütleme, Popov on taskus, Covidi turvamees. Võib niimoodi öelda. Ja, et korra laadisid alla ja nüüd on nagu selline pidev kaitse garanteeritud. Et ei, muidu ma pesen käsi ja kannan maski ka, aga... See paistab. Jah, aga äppiga jah, paar hetke ja siis enam ei pea sellega tegelema. Aitäh teile. Aga palun. Pidime veel täna tuttavaks saama ka 4. inimesega. Inimene, kes on kevadest peale hoidnud 2+2 kilomeetrit distantsi, aga teda ei õnnestunud meil tänase reportaaži jaoks lokaliseerida, nii et võib ka teatud mõttes öelda, et meede toimib. Järgmisel nädalal juba läheme külla inimesele, kes on koju ehitanud endale desoduši. Aga seniks vaatajad, jääge terveks!